on ees. Nüüd on ees. Väga hea. Nii, alustame siis sellest peale, et mina olen siis Inge Tael, nagu te siin saate lugeda. Oma alghariduse poolest ma olen psühholoog ja viimasel ajal tegutsen siis superviisori, coachi ja psühhoterapeudina. Nii, ma hetkeks veel segan, et ole hea, palun käivitage esitlus, et siis on täis ekraani peal kogu esitlus. All nurgas on see esitluse üks nupukene selle sisse välja suumimise nupu miinusmärgi kõrval, all paremal. Miinusmärk täitsa all servas. Ma ise ei saa kahjuks osutuda. Minul praegu katab see slaid ära terve ekraani. Ja, aga ole hea, vajuta palun esitluse nupu peale, siis me näeme seda tervenisti. All on miinus- ja plussmärgid väikese heebli kõrval. Selle kõrval, vaat see, just, aitäh. Nii, väga hea, aitäh. Õige. Nii, aitäh. Et sissejuhatuseks ma tahan öelda veel nii palju, et teie kui õpetajad, kui te näete kirjavigu, siis ma palun väga vabandust. Eriti ekraani peal, kui ma töötan arvutis, siis ma eriti ei haara seda õige kirja. Kui ma kirjutan paberi peal, siis tuleb nagu vanasti, tähendab ilma igasuguste probleemideta. Aga on siis nagu praegu on. Ja täna ma tahaksin natukene rääkida teile motivatsioonist. Mul ei ole mingisugust pretensiooni sellele, et ma teile nüüd midagi hirmus tarka saan rääkida, sellepärast et ma arvan, et motivatsioonist on teile palju räägitud, te olete sellest kindlasti palju mõelnud. Aga võib-olla ma toon lihtsalt mõned sellised punktid esile ja kordan mõned asjad ehk üle. Motivatsioon on inimese sees ja üldiselt väljastpoolt motivatsiooni inimesele anda ei saa. Saab inimese sisemist motivatsiooni kas toetada või seda nõrgestada, aga see, mida mina inimesena teha tahan ja see, mida ma tõesti teen, see, mis mind kannustab, see on alati minu enda sees. Ja selleks, et ükskõik kas normaalses elus või siis raskustes, nii nagu see praegu viimased nüüd üle poole aasta juba on kestnud, mida oleks vaja meeles pidada selleks, et üldse oma töövõimet, oma tegutsemisvõimet, oma inimlikku olemist säilitada, on 4 kõige olulisemat nõuet. Ilma nendeta ei hakka mitte miski käima. Esimene on see, et maga piisavalt. Ma arvan, seda on teile 100 kordi räägitud. Täiskasvanu vajab umbes 7-8 tundi und ööpäevas. Ja nagu te võib-olla ise ka oma õpilastele seda räägite, et kui pead varem ärkama, mine ka varem magama. See on kõik meie enda käsutuses nii öelda. Aga ilma uneta ei ole on inimene poolik, ütleme niimoodi. Tema tegutsemise motivatsioon jääb alati poolikuks. Ja kui te mõtlete selle peale, et me võime ju magada siis nädalavahetusel ja puhkusel panna nii, et küll saab, siis tegelikult seda ei saa. Kellel on kodus toalilled, proovige järgi. Võtke üks niisugune suurem toalill, kallake talle sinna ämbritäis vett 10 liitrit ja sellest peaks jätkuma umbes pooleks aastaks. Kuidas teile tundub, kas see töötab või see ei tööta?
Kui te ise ei usu, siis proovige järgi, see ei tööta. Ja samamoodi ei tööta see, kui me igal öösel ei maga oma nii-öelda normi täis. Hea küll, 1 öö, 2 ööd, aga kui see unepuudus kestab pidevalt, siis me muutume kärsituks, tujutuks, rabedaks ja soov midagi teha, midagi lustlikult teha, midagi täisjõuga teha, see otsekohe väheneb. See ette või järgi magamine ei ole lihtsalt jätkusuutlik. Mis on hea asi, mida võib selgeks õppida? See on see miniunepauside tegemine. See on see, millest räägitakse, mida teevad kõik tähtsad, targad ja edukad inimesed. Tähendab, päeval see peaks olema umbes kella 2-3 vahel, see on kõige parem aeg. On võimalik õppida magama 5, 10, 15 minutit. Ma arvan, et te teate kõik, aga kui paljud teie hulgast seda oskavad, see on teine asi. Ja nagu te ise teate, et teadmisel ja oskusel on väga suur vahe. Et teada saada me võime väga kiiresti, väga kergesti, aga õppida midagi tegema niimoodi, et me seda oskaksime, nii et see meil käib niuksti ilma suurema pingutuseta, see võtab aega väga palju. See võtab harjutamise aega. Et neid kirjeldusi, kuidas neid miniunepause tehakse, neid on üsna palju olemas, neid on erinevaid viise. Et kui te internetist otsite, te kindlasti leiate. Ja ütlen teile oma kogemusest, et minu puhul see on aidanud väga hästi. Ja ma arvan, et see aitab iga inimese puhul. Sellisel juhul see unevajadus öösel ka natukene väheneb. Et see esimene nõue maga piisavalt oleks siis see, et maga oma unevajadus alati täis. Teine nõue on ela vahelduvas rütmis. Selle võrdpildiks tuuakse alati süda. Süda töötab meil 60, 70, 80, 90 ja jumal teab, kui palju veel aastaid, ilma et ta kunagi vahet peaks, ilma et ta läheks puhkusele. Ja tegelikult süda ei väsi kunagi. Ja selle une niisuguse lõputu töövõime taga on see väga peen tasakaalustatud pinge ja lõõgastuse tasakaal. Kuidas need kaks omavahel on tasakaalus. Ja samamoodi inimese elus peavad olema pinge ja lõõgastus ja samamoodi niisugused elulised tegevused, näiteks töö ja suhtlemine, üksinda olemine ja teistega koos olemine. Kui need korrapäraselt vahelduvad, siis me suudame palju rohkem. Ja ei teki niisugust väsimust. Põhiliselt, nagu ma aru saan, olete te õpetajad, te töötate teiste inimestega, samamoodi nagu mina töötan teiste inimestega. Ja ma tean, kui suur koormus see on tunnist tundi, päevast päeva, kuust kuusse suhelda ja hästi intensiivselt suhelda. Ja selleks, et see ei koormaks, peaks endale organiseerima, endale lubama, päris käsukorras lubama neid aegu, neid hetki, kus ma saan olla päris üksi ainult iseendaga. Samamoodi on ka sõpradega suhtlemine, omastega suhtlemine. On hea, kui nad kõik on vahelduvad ja nad on tasakaalus. Kui te ütlete, et ei ole aega, siis soovitan seda, mida ma oma klientidega alati teen, et võtame ühe päeva ette. Õigem oleks küll võtta nädal ette,
aga võime võtta ühe päeva ette ja kirjalikult paneme kirja, mida nendel päevadel teha, missugused on enda ajad, missugused on tööajad, missugused suhtlemise ajad, kust on tegevuse aja. See on alati võimalik. Nii, 3. nõue, kõige tähtsam nõue. Muuda aeg-ajalt midagi oma elurutiinis. Teate, mina olen selleaegne inimene, et ma mäletan päris noorusest peale, päris peaaegu lapsepõlvest peale. Ma olen hirmus Alliksaare fänn ja ma mäletan seda väga hästi. Alliksaare ühes oma luuletuses kirjutab, et kes liiga kaua kummardab, see ei suuda hiljem ennast käsukorras ka sirgeks ajada. Ma toon selle siia sellepärast, et meil kõigil on oma elurutiin välja kujunenud ja me ei märka, kuidas see rutiin meid enda sisse kerib. Ja kuigi rutiinne elu on üks selline eluviis, mis jõudu säästab, siis niisugust huvi, vaimustust, nalja, naeru, kõike seda hakkab rutiin sööma. Tähendab, ühe käega annab, aga teisega võtab. Aga just huvi ja uudishimu on need, mis tekitavad meis ju kõigis elurõõmu ja selle himu elu järele. Ja sellepärast on vaja oma elurutiinis aeg-ajalt midagi, kas või natukenegi, kas või pisiasju muuta. Nii, ma palun nüüd seda, et tehke üks niisugune katse. Pange oma käed niimoodi rinna peale risti, nii nagu tavaliselt elus teete. Nii, pange tähele, kumb käsi on peal ja kumb käsi on all. Ja kuidas te ennast tunnete? Kas on mõnus? Nii. Aga nüüd võtke käed rinna pealt lahti ja pange teistpidi. Pange nii, et see käsi, mis enne oli all, läheb nüüd peale ja see, mis oli peal, läheb enne alla. Nii, saite hakkama. Muuseas, mul võttis ka see sättimine tükk aega. Aga kuidas nüüd on? Kumb oli mõnusam, kas eelmine või praegune hoiak? See, mis on sisse harjunud, see on alati mõnusam. Sisse tallatud radu käia on alati mõnusam, ainult et seal ei ole nii palju enam huvitavat avastada. Et ükskõik missuguse rutiinse tegevuse me võtame, kui me hakkame seda muutma, on see esialgu ebamugav. Aga kui te nüüd mõtlete seda, eks ole, et mis vahe sellel on, kas on parem käsi all või vasak peal või vasak all ja parem peal, et sellel tegelikult elu jaoks vahet ei ole. Aga samas nii lihtne, kui see ka ei ole, see väike liigutus, see värskendab meie elutegevust, tähendab füsioloogiline toime on ja kui me midagi püüame õppida teisiti tegema kui alati, siis see värskendab ka meie psüühikat. Ja see käib ka sinna, et kui me oma elus mitte midagi ei muuta, siis me saame alati sama tulemuse. Selleks, et oma elus midagi muuta, selleks me peame tegema midagi teistmoodi. Ja 4. kõige tähtsamate nõuete hulgas on see, et arvesta reaalsusega siis, kui see sulle ei meeldi ja sea oma eesmärgid sellele vastavaks. Sellest võiks väga palju rääkida, aga praegu ma sellel kauem ei peatu.
Nii. Et õppida paremini oma sisemist motivatsiooni, tuleb teadvustada oma tegude aluseks olevat mõtet. Tegelikult see, miks me midagi teeme, see tähendab just nimelt miks. Ja nüüd me jõuame selle päris motivatsiooni juurde. See oleneb sellest, kuidas me oma elu mõtestame. Kas me teeme seda, mille ma tunnen olevat mõtteka iseenda jaoks ja läbi selle ka teiste jaoks, või teen ma midagi sellepärast, et välised tegurid mind selleks sunnivad. Selleks, et leida üles oma enda motivatsioon tegemiseks, elamiseks, selleks lihtsalt peab mõtlema ja olema teadlik, mille jaoks ma elan. See on selge, et erinevatel eluperioodidel on see motivatsioon erinev, see mõte on erinev. Ja see mõte kogu aeg uueneb, kogu aeg teiseneb, aga me peaksime seda sellele aega pühendama, et me selle üle mõtiskleksime. Ja kui me leiame siis üles oma mõtte, siis me leiame, et selle järgi elada on suhteliselt nagu ebamugav. Ja see nõuab suurt leidlikkust. Sest ainult see inimene, kes on vaimselt täiskasvanu ja kes ei karda vastutuse võtmist oma tegude eest, saab elada oma elu mõtte järgi, oma motivatsiooni järgi. Samas aga on see, et kui me siis püüame selle järgi elada, püüame oma tegusid selle järgi seada, siis me õpime midagi ja õpime raskustest läbi tulema. Mitte nendest mööda lipsama, mitte nendest üle saada vupsti, aga just nimelt läbi tulla. Ja see on üks väärtuslikemaid oskusi elus. Sest et inimese sisemine jõud kasvab samamoodi, nagu kasvatatakse lihasjõudu. Et alguses võetakse need väikesed hantlid ja tõstetakse niimoodi ja siis võetakse natukene suuremad hantlid ja siis jälle suuremad ja lõpuks surutakse rinnalt 150 kilo. Ka inimese hingeline jõud iseennast teostada kasvab samamoodi, tähendab raskusi ületades. Ja mis käib tingimata sinna juurde, on see, et selleks peab olema visadust, selleks peab võtma aega. Iga protsess võtab aega, mitte miski ei kulge ilma ajata. Ja see aja välja talumine, see on ka väga raske. Aga kui te mõtlete selle peale, et olümpiavõitja on lapsepõlvest peale treeninud 100 ja 1000 tunde, baleriin, prima baleriin, kui palju ta on pidanud harjutama, ükskõik missugusel tippalal inimene ei ole kunagi saanud tippu lihtsalt niisama ühe käeliigutusega. Siis kõik võtab aega. Ja teate, ma ütlen teile seda, et see on minu enda elukogemus. Et siis, kui neid raskusi ületada, siis saavad tõepoolest pettumustest õppetunnid. Ja teate, ei ole mingit suuremat rõõmu, kui lihtsalt jõuda oma piirini
ja seda piiri ikka ja jälle laiendada. Ei ole midagi kaunimat, kui sa püüad iseennast, kui sa katsetad oma tugevust. Niimoodi, nüüd jõuame ühe niisuguse asja juurde, et kus ja milles see sisemine motivatsioon õieti elab. Teate, sisemine motivatsioon elab mängus. Nii nagu lapsed on alati motiveeritud midagi tegema. Lapsed on alati motiveeritud mängima. Just nimelt sellepärast, et mängus elab lapse maailma tunnetus ja tema vajadus liikuda, midagi teha. Ta teeb seda mänguliselt ja see on kooskõlas tema isiklike arenguliste eesmärkidega, olgugi ta seda ei tea. Ja kui inimene töötab sellepärast, et selle tulemus on tema jaoks tõeliselt väärtuslik, tõeliselt mõttekas, siis tema jaoks muutub see töö ka sama motiveerivaks, nagu lapse jaoks on mäng. Siis me töötame sellepärast, et see meeldib meile. Ja igas mängus on alati midagi, mis on uus, mis on niisugune, mis sunnib meid mõtlema, midagi leidma. Need kõik on mänguelemendid. Ja samamoodi on igal tööl potentsiaali, kui ta toetab neid eesmärke, mis on minu sisemised eesmärgid. Ja me töötame innustunult, kui tunneme, et töö sobib meie arenguliste eesmärkidega. Ja näete, see on jälle seotud sellega, mis on minu elu mõte. Kuidas ma mõtestan oma elu? Ma võin teile öelda seda, et mina ise isiklikult olen jõudnud üsna paradoksaalsete niisuguste arusaamadeni. Näiteks koristaja töö, mida me peame võib-olla niisuguseks natukene võib-olla alaväärtuslikuks või niisuguseks madalama klassi tööks, on tegelikult universumi keskpunkti suhtest vaadates väga kõrge amet. Koristaja töö on korra loomine. Kui me mõtleme selle peale, mis on kord, kreeka keeles on see kosmos. Koristaja töö on kosmilise korra loomine. Ja niisugused arusaamad võivad väga palju muuta meie suhtumist sellesse, mida me teeme, mida me tegemata jätame ja üldse, mis see elu niisugune on. Nüüd natukene praktilist ka. Aeg hakkab juba otsa saama, aeg hakkab ka lõpupoole jõudma. 6 käsku oma sisemiste, ma ei näegi seda sõna siit enam, aga okei. Nii, võtame see 6 käsku siis. Kuidas jõuda oma sisemise motivatsioonini? Kuidas nendeni jõuda? Et peavad ju olema mingisugused praktilised sammud samamoodi. Esiteks, see on üks väga ilus mäng. Kui seda tõsiselt mängida, siis me jõuame väga sügavale iseenda sisemusse. Et küsi endalt, miks sa seda asja tegelikult teed? Ja mõtle selle peale. Ja kui esimene vastus on käes, uuri uuesti. Aga miks ma seda teen? Ja kui sellel on vastus käes, siis uuri jälle edasi. Aga miks ma seda teen? Ja niimoodi öeldakse, et 7 kihi alt võib leida selle päris põhjuse. Miks ma neid asju teen, mida ma teen? See on nagu sibula koorimine. Mõnikord võib olla, et sibula ajab ka nutma.
Sest kui ma selle 7 kihi alt ja suure pingutusega leian, et tegelikult see, miks ma seda asja teen, on tühi null, siis see on üsna niisugune kurb lugu. Nii, teine. See on nüüd natukene, kuidas öelda, natukene reaalsema eluga rohkem kontaktis. Mõtle, mida sa võidad oma tegevusest igal juhul. Isegi siis, kui tuleb teha midagi, mis on vastumeelne või ei tea, kas sellest üldse midagi kasu on, mida sa teed. Et kas see on lihtsalt sinu jaoks mõnus, mida sa teed, või õpetab see sulle midagi olulist sinu enda kohta või on veel midagi. Igal juhul ükskõik, kas sa selle tegevuse saad või sa ei saa. Okei. 3. käsk. Ka igavaid asju on mõistlik teha, sest nende tegemata jätmine tooks kaasa liiga suure kahju. Teate, ma tunnistan teile üles, et ma olen laiske lohakas. Aga üle kõige olen ma silmakirjalik ja ma püüan seda kõikide eest väga varjata. Teate, mulle ei meeldi tuba koristada. Aga ma olen tähele pannud, et kui ma jätan toa liiga kauaks koristamata, siis mu nina hakkab viimastel aastatel muutuma kuidagi vesiseks. Ühesõnaga, mul hakkab tekkima tundlikkus kodutolmu suhtes. Ja ma pean seda tööd siiski tegema, sellepärast, et muidu tekibki äkki allergia ja siis on ikka päris jama majas. Et seda igavat või vastumeelset asja lihtsalt peab tegema. See on mõistlik. Neljas käsk on see, et õpi tundma, usaldama ja juhtima oma tõelisi tundeid. See on üks väga keeruline ja väga mahukas reegel, aga ütlen teile nii palju, et väga tihti me ei tea, mida me ise tunneme, missugused on meie tegelikud emotsioonid. Vaid me tunneme ja reageerime emotsionaalselt nii, nagu me oleme ära õppinud. Ja see tekitab väga-väga suurt rahulolematust iseendaga, mille niisugune lõpp-punkt võib vabalt olla näiteks depressioon. Ja sellepärast tuleb õppida oma tunnete, oma emotsioonide eest hoolitsema. Ka see on väga suur töö, see on mõneks ajaks vähemalt niisugune peaaegu täiskohaga töö, aga see on võimalik. 5. käsk käib kokku nende piltidega, mis te siin näete, et ilma naeru ja naljata iseenda ja oma eksimuste üle ei ole võimalik leida elu mõtet. Et naer on küll inimestele kaasa sündinud, aga näiteks ilma teise inimese juuresolekuta see kaasa sündinud instinkt ei lähe käima. Tähendab, naer on inimese üks inimlikke, üks inimese tunnuseid. Ja naer on üks suurepärane viis, kuidas oma pingeid alandada, kuidas rasketest olukordadest läbi tulla. Naer ja naeratus ja nali on see, mis aitab omavahel suhelda. See on väga-väga-väga suur ja kaalukas ja hinnaline käsk. Ja 6. käsk, õpi küsima abi, kui oma jõust ja nõust ei jätku. Ka see on suur töö.
Sest abi küsimine on üks raskemaid asju, mida inimene peab oma elus õppima. Ja mis on oluline, kui te otsustate oma elus midagi muuta, siis te näete, et neid on ikka terve hulk, see on pikk nimekiri, mida tuleb teha. Aga kui te hakkate midagi muutma, siis tuleb seda teha ühekaupa, sest midagi pole parata. Eesti rahva vanasõna ütleb ka, kes aeglasemalt sõuab, see kaugemale jõuab. Ja sellest, et iga protsess võtab aega ja nõuab kannatlikkust, ma juba ka rääkisin. Aga valikuid ei ole rohkem kui 2. Kas sihikindlalt tasapisi edasi minna või siblida tulutult ühel kohal. Ja kui midagi ei tee, siis ei muutu mitte miski. Ja nüüd ma tahan siiski, kui te mulle selle aja annate, öelda ka seda, et kõike ei peagi üksinda suutma. Et üks asi, mis aitab motivatsiooni hoida, on organisatsiooni kultuur, mis väärtustab töömängulisust, toetab eesmärke, potentsiaalne ja nii edasi ja nii edasi. Organisatsiooni kultuur on väga oluline töömotivatsiooni hoidja. Ja et kuidas seda kujundada, kuidas seda hoida. Selleks on ka olemas oma vahendid. Ka seda ei pea tingimata tegema juht ja ainuisikuliselt. Selleks on võimalik täiesti vabalt kasutada superviisorit, supervisiooni, arengutreenerit. Kõik otsused, mida inimesed teevad koos läbi arutades, tunduvad neile palju meeldivamad kui need, mis tehakse ülevalt alla. Nii, aga kui tundub, et sa ei tahagi mitte midagi ja mitte millelgi ei ole mõtet, siis otsi abi kelleltki, kes oskaks sind lihtsalt kuulata ja küsimusi küsida ja püüa keskenduda nendele tegevustele, mida suudad nautida ja millega sul meeldib aega veeta. No see on ka kõik tuntud tõde. Aga ilmtingimata ma tahan siin seda öelda, et kui sellest ka ei piisa, siis enne, kui tablettide kasuks otsustada, otsi nõupidamiseks mõni just nimelt psühhoterapeut, kellega sa tunned, et võiks klappida. Nii. Ja nüüd aitäh teile. Viimaseks saadan ma teid nüüd. Vabandust. Kuna aeg on nüüd läbi, siis nüüd kõik mürinal ja rüsinal uksest välja. Aitäh teile tähelepanu eest ja kõike head teile. Ja meie poolt väga suur aitäh ettekande eest. Aitäh. Ma lõppu küsin ühe küsimuse ka, kui võib. Jaa. Nüüd peale seda ettekannet ma olen nagu täiesti kindel, et kõigil on positiivsed mõtteid küllaga ja kestavad need vähemalt pühapäeva õhtuni, siis tuleb see mõte pähe, et esmaspäeval peab kooli tagasi minema. Ja suure tõenäosusega sellist motivatsiooniloengut võiks ju õpetaja kuulata igal kooli vaheajal. Aga minu küsimus on nüüd see, et ka koolijuhid tegelikult sooviksid kindlasti omalt poolt leida viise motivatsiooni hoidmiseks, et kuidas koolijuhid nüüd peaksid sellist motivatsiooni leidmist ja hoidmist õpetajate juures toetama? Mis nende roll siin oleks? Ingele küsimus, jah? Jaa. Ma arvan seda, et koolides reeglina siiski töötavad õpetajad, kellel on töökogemused, kes tahavad seda tööd teha ja kellel on süda sees.
ja ma arvan, et seda, kuidas nad tahavad töötada, võib-olla võiks rohkem usaldada ja toetada. Ma ei oska siin praegu nüüd ja ei saa ka tuua midagi konkreetset, ma ei tea ka teie koolidest mitte midagi. Aga see, mida ma oma superviisori töös olen kuulnud, on see, et tihtilugu on õpetajatel tunne, et neid ei usaldata. Et nad püütakse niisugustesse kindlatesse raamidesse panna, umbes nagu nemad ise õpilasi tihtipeale. Ja et nad ei tunne ennast vabalt. See ei ole mõeldud etteheitena kuskilt otsast, aga lihtsalt mõttena. Ja muidugi see, et see puudutab muidugi eriti suuri koole, et see kooli peretunne, et sellest on puudus mitte ainult õpilastel, aga sellest on puudu ka õpetajatel. Et see on ka üks selliseid probleeme. Nii, aga ma täname veel kord ja kuna me oleme siin kenasti istunud selle vihmase reede ära ja kellegi ükski põllutöö pole pooleli jäänud, siis tõmbame vaikselt joone alla. Ma lõpusõnaks annan hea meelega sõna uuesti tagasi Anule. Ma tänan kõiki, kes kuulasid, et parimal hetkel oli siin sees meil 86 osalejat, aga kuna natuke vaheldusid osalejad, siis ma arvan, et 100 inimest käis läbi ja kuulis siis mõnda loengu osa. Kõik ettekandjad olid väga tublid, olime geograafiliselt esindatud, võiks öelda, et päris peast Tallinnani, rohkem võib-olla ettekande selline tugipunkt oli Kuusalu ja Kiiu ja selles kandis, aga selle eest tehnilise poole ettevalmistus oli kõik meil Kolga poolt. Tänan väga Priit Ammetsit, kes tegelikult toetas selle ürituse toimumist ja tänu temale see saigi sellisel kombel toimuma, sest algselt oli meil planeeritud ikkagi ju kokku saada päriselt. Ja see päris kokkusaamine koos meie töötubadega, loodan, et see saab ka teoks. Siis kõige varasemal hetkel on võib-olla kevad selleks, aga kui me ei planeeri midagi, siis me ei jõua ka kunagi tulemuseni, nii et võtame selle vähemasti ikkagi plaani. Nii, veel tänan ma ka Brigitta Vaiklat, kes tegi meile kava vallavalitsuse poolt, Ere Peep Pain, kes toetasid ürituse toimumist tehniliselt poolelt ja tegelikult ma leian, et kõik osalejad on väga kenasti sellise tehnilise lahendusega hakkama saanud ja päris omamoodi tore on teid vaadata ka läbi selliste väikeste aknakeste. Mina omalt poolt soovin nüüd ilusat koolivaheaja lõppu. Aga pidu, viimased päevi, siis lähete tagasi sinna, kus kõik peavad minema.